Enamik hotelle on kuulsad oma ilu ja mugavuse poolest, mida nad pakuvad. Aga kas sa tead, et maailmas on olemas ka kummalisi hotelle, mida külastatakse mitte ilu, vaid nende ümbritseva saladuse ja tumeda ajaloo tõttu? Kas sina oled inkubus? Jah, ma kuulsin seda. Just siis kuulsime me kõik väga palju paugatust, nagu oleks uks allkorrusel kinni löödud. Alates hotellist, mis oli kunagi vangla, kuni võõraste majani, mida väidetavalt kasutati vangide hukkamiseks. Selles videos on siin 10 maailma kõige hirmutavamat hotelli. Number 10 Crescenti hotell. Ühe mäe otsas Eureka Springsis Arkansoses asub suur viktoriaallik hotell, mida kutsutakse Ameerika kõige kummituslikumaks hotelliks. See on Crescenti hotell. See avati 1886. Aastal luksuskuurordina rikastele turistidele, kes külastasid Eureka Springsi looduslikke allikaid. Selle ehitus oli väga kallis ja luksuslik. Kogu hoone ehitati kivist. Seal on suured aknad, kõrged laed ja avarad toad. Kuid kui turism nõrgenes, muutus hoone kasutus mitu korda. 20. sajandi alguses tehti sellest tüdrukute kool. Seda kasutati Crescent College'i ja noorte naiste konservatooriumina kuni selle sulgemiseni 1934 aastal. Mõne aasta pärast saabus inimene, kes andis hotellile selle kõige tumedama ajaloo ja see oli Norman Baker. Ta ei olnud arst ega omanud ametlikku meditsiinilist väljaõpet. Ta oli lihtsalt endine esineja, leiutaja, raadiojaama omanik ja osav müügimees. Aastal 1937 ostis ta Crescent hotelli ja muutis selle Bakeri haiglaks ja tervisekuurordiks. Ta lubas, et suudab ravida vähki ilma operatsioonita. Paljud patsiendid tulid siia, sest nad olid meeleheitel terveks saada. Nad maksid ravi eest, mille kohta väideti, et see suudab nende haiguse vastu võidelda. Kuid puudusid usaldusväärsed teaduslikud tõendid, et Bakeri meetod toimiks. Enne kui ta haigla avas, mõistis Ameerika meditsiiniassotsiatsioon tema väited hukka. Baker ei olnud samuti litsentseeritud arst, kuid ta esitles end inimesena, kellel on vähile lahendus. Ta kasutas raadiot, ajalehti ja reklaame, et patsiente meelitada. Tema lemmikvärv oli erelilla, seetõttu värvis ta paljud hooneosad ja esemed lillaks. Patsientide olukord muutus keeruliseks. Tal oli siin ka labor ja ravitoad, kus ta viis läbi raviprotseduure, kuid kahjuks suri siin palju inimesi. Pole selge, kui palju inimesi siin ravi ajal suri. Hiljem esitati talle süüdistus postipettuses, sest ta kasutas postkontorit petlike reklaamide saatmiseks. Ta mõisteti 1940 aastal süüdi ja pandi föderaalvanglasse. Pärast seda aega kasutati hoonet taas hotellina. Praegu on see korralik kuurort, kus on toad, restoran, spa ja bassein. Kuid lood endisest haiglast pole kadunud, eriti keldris, kus väidetavalt hoiti surnud patsiente. Mõned töötajad ja külastajad on öelnud, et nad on koridoris varje näinud. Kuuldakse samme tühjas toas ja mõnes hooneosas tuntakse äkitselt külma. Üks kuulsamaid lugusid selle hotelli kohta räägib Kolkest. Hotelli legendi kohaselt oli ta Iiri ehitustööline, kes suri hoone ehitamise ajal 1880-ndatel. Väidetavalt kukkus ta ehituse kõrgemalt osalt alla ja maandus praeguse toa 218 lähedusse. Väidetavalt on selle toa külalised kuulnud koputusi, näinud ust iseenesest avanemas või tundnud, et keegi on toas, kuigi nad on seal üksi. On olemas ka legend Theodora kohta, kes oli väidetavalt Norman Michaeli endine patsient. Mõned külalised on väitnud, et on näinud teda otsimas võtit toa 419 ukse juures, enne kui ta äkitselt kaob. Keldris keskendutakse kummitustuuride kõige pimedamale osale. Siin näidatakse mõningaid vanu esemeid ja asju, mis on seotud Bakeri haigla ajaga. On giide, kes räägivad varjudest, kummalistest helidest ja tundest, nagu keegi jälgiks sind keldri pimedast nurgast. Crescent Hillsi kõige hirmutavam osa ei ole välja mõeldud. Tõsi on see, et üks mees, kellel puudus meditsiiniluba, kasutas seda kohta inimeste ravimiseks. 9. koht, Stanley hotell. Colorados asub üks vana hotell, mis on kuulus kummituslugude ja oma seose poolest õudusromaaniga hiilgus. See on Stanley hotell. See avati 1909. aastal Kaljumäestiku jalamil. Hoone on suur, koridorid on pikad ja ümbrus on eriti vaikne. Eriti siis, kui külastajaid on vähe. Aga selle hirmutav maine sai alguse tänu Stephen Kingile. 1974 aastal peatus siin King koos oma abikaasaga. Hotell oli peaaegu talvehooajaks sulgemas, nii et nad olid peaaegu ainsad külalised. Nad peatusid toas 217.
Sel ööl nägi King unes, et tema poega aeti hotelli koridoris taga. Kui ta ärkas, tekkis tal peas hiilguse lugu. Seetõttu sai Standi hotellist hirmuäratava Overlook hotelli inspiratsioon tema romaanis. Kuid koht pole hirmuäratav ainult raamatu tõttu. Toas 217 juhtus ka päris õnnetus. Aastal 1911 sisenes tuppa töötaja nimega Elizabeth Wilson. Ta ei teadnud, et gaas lekkis juba. Kui ta süütas küünla, plahvatas tuba. Ta kukkus alumisele korrusele ja sai raskelt vigastada, kuid jäi ellu. Ja kui ta hiljem suri, tekkis nugu, et Elizabethi vaim jäi tuppa. Mõned külalised väidavad, et nende asjad liiguvad iseenesest. Uks avaneb ja tuli kustub või süttib ilma, et keegi neid puudutaks. On ka lugu, et mõnikord viiakse seal magavate meeste asjad koridori, kui nendega pole kaasas naist. Lisaks toale 217 on tuntud ka 4. korrus. Varem elasid seal töötajad ja nende lapsed. On külalisi, kes ütlevad, et nad kuulevad koridoris jooksva, naervat ja mängivat last, kuigi ühtegi last pole näha. On ka neid, kes väidetavalt kuulevad muusikatoas klaverimängu, kuigi keegi ei mängi. Klaver kuulus varem Flora Stanleyle, hotellirajaja abikaasale. Tegelikult on hoone üle 100 aasta vana. Seetõttu nagiseb põrand, uksed liiguvad tuule tõttu ja heli levib pikkades koridorides. Kuigi see koht on hirmutav, külastavad seda endiselt paljud külalised. Number 8, Karosta vanglahotell. Lätis on endine sõjaväevangla, kuhu saad sisse minna. Saad sinna turistina siseneda ja 1 ööks ööbida. See on Karosta vangla Liepaja linnas. Hoone ehitati 1900 paiku. Sellest pidi algselt saama sõjaväehaigla, kuid sellest tehti hoopis vangla sõduritele, kes rikkusid seadust ja sõjaväereegleid. Seda kasutati Vene impeeriumi ajal, 2 maailmasõja ajal ja Nõukogude okupatsiooni ajal. See jäi kinnipidamiskeskuseks kuni 1997 aastani. Praegu on see muuseum ja omapärane ööbimispaik. See ei ole nagu tavaline hotell, kus on pehme voodi ja ilus tuba. Sa magad päris vangikongis. Voodi on lihtne, ümbrus on külm ja peaaegu puudub igasugune mugavus. Neil on ka eriprogramm nimega Trellide taga. Siin mängivad töötajad vangivalvureid. Nad võivad sulle käske anda, panna sind harjutusi tegema ja kohelda sind nagu uut vangi, keda viiakse sõjaväevanglasse. Enne osalemist peab külastaja nende reeglitega nõustuma. See on vaid rollimäng, kuid see on meelega tehtud karmiks ja hirmutavaks. Kongid on päris vangikongid, uksed on rauast ja hoone vana seisukord on endiselt näha. Nii et kui sa lamad pimedas kongis pikali oled, on lihtne ette kujutada inimesi, keda siia kunagi päriselt vangistati. Külastajad ei tule siia löögastuma. Nad tulevad siia, et kogeda, mis tunne on olla vanas sõjaväevanglas kinni, kas või ainult 1 ööks. Number 7, Draaksholmi loss. Taanis on see seisnud juba üle 800 aasta. See on Draaksholmi loss. See algas kui keskaegne kindlus. Seda kasutati ka aadli perekondade koduna ja tähtsate vangide vanglana. Nüüd on see luksushotell, kus on 41 tuba ja tuntud restoranid. Kuid lisaks toidule ja ilusatele tubadele on see kuulus ka kummituslugude poolest. Siin on 3 kõige tuntumat kummitust, keda väidetavalt nähakse. Esimene on Hall Daam, kes legendi järgi oli kunagi lossiteenija. Teine on Valge Daam. Väidetavalt oli ta naine, kelle tema enda perekond vangistas keelatud suhte tõttu. 3. on James Hepburn, Bothwelli krahv. Ta oli Mary, Šotimaa kuninganna 3. abikaasa. Bothwell oli tõeline ajalooline isik. Ta põgenes Šotimaalt, kuid tabati ja vangistati Taanis. Oma elu viimased aastad veetis ta vangina Draaksholmi lossis. Juttude kohaselt nähakse teda väidetavalt sisehoovis ja endise vanglaosa lähedal. On ka külalisi, kes väidavad, et on kuulnud sahinaid, koputusi ja samme öösel. Loss on väga vana. Siin on ka paksud seinad. Põrandad on vanad ja siin võib kuulda palju erinevaid helisid. Vara hommikul ütlevad paljud, et nad kuulevad sageli samme koridoris. Number 6, The Queen Mary. Long Beachis, Californias on üks vana ookeanilaev, mis muudeti ujuvaks hotelliks. See on RMS Queen Mary. See hakkas Atlandi ookeanil reisijaid vedama aastal 1936. Teise maailmasõja saabudes muudeti see vägede transpordilaevaks ja kasutati tuhandete sõdurite vedamiseks. Pärast sõda naasis see reisijate veole kuni selle täieliku lõpetamiseni 1967 aastal. Sellest ajast alates on see alaliselt Long Beachis kai ääres.
täna on laeva sees toad, restoran, muuseum ja ürituste toimumispaik. Aga Queen Mary on kuulus ka lugude poolest, kus väidetavalt kummitab. Üks sagedamini mainitud koht on vana ujula. See on juba ammu veeta, kuid on külalisi, kes väidavad, et on kuulnud pritsmeid, laste naeru ja samme ümbruses. On ka lugusid masinaruumist ja laeva pikkadest koridoridest. Mõned väidavad, et on kuulnud vana masina häält, näinud varje või tundnud, nagu keegi jälitaks neid. Puuduvad aga kindlad tõendid, mis kinnitaksid, et need on paranormaalsed nähtused. On ka mõned kummituslood laeva kohta, millel puudub selge ajalooline taust. Kuid Queen Mary kasutab neid legende oma ametlikel kummitusretkedel. Isegi kui kummitusi pole, on ikkagi eriline magada peaaegu 90-aastasel laeval. Koridorid on kitsad, toad on vanad ja laeva suures keres kostuvad erinevad helid. Kui sa ärkad vara hommikul ja kuuled väljas samme, on raske aru saada, kas see on lihtsalt tavaline müra või keegi teine jalutab koos sinuga Queen Mary pardal. Number 5. Hotel de Langham. Londonis avati 1865 aastal üks luksushotell. See on The Langham. See on tuntud oma ilusate tubade, kalli toidu ja kuulsate külaliste poolest. Kuid hotellis on üks osa, mis on rohkem tuntud oma hirmutavate lugude tõttu. See on tuba 333. Vana jutu järgi on mõned külalised väitnud, et nad nägid toas meest, kes kandis viktoriaanlikke riideid. Nad ütlevad, et ta lihtsalt seisab voodi või akna lähedal, enne kui äkitselt kaob. Üks kuulsamaid lugusid räägib BBC teadustajast, kes väidetavalt nägi midagi kummalist, kui ta 1970-ndatel toas viibis. Aga nagu teistegi kummituslugude puhul, on see vaid isiklik jutustus ja teaduslikku tõestust pole. On veel teisi legende inimeste kohta, keda väidetavalt nähakse koridorides ja muudes hotelli osades. Kuid Langham ei kasuta kummitusi agressiivselt oma turunduses. See on endiselt eelkõige luksushotell. Võimalik, et külalised kuulevad lihtsalt vanast hoonest tulevaid tavalisi helisid. Aga kui sa ärkad öösel üles ja näed oma voodi jalutsis seisvat kuju, siis võib-olla ei taha sa enam teada, kas see on päris või lihtsalt su kujutlusvõime vili. Number 4. Fairmont Banff Springsi Hotel. Kanada, Alberta provintsis, Kanada kaljumägede keskel asub suur hotell, mis näeb välja nagu vana loss. See on Fairmont Banff Springsi hotell. Seda ümbritsevad kõrged mäed, metsad ja Põujõgi. See asub ka looduslike kuumaveeallikate lähedal, mis ongi põhjus, miks Banffist sai populaarne turismi sihtkoht. Esimene Banff Springsi hotell avati 1888 aastal. Selle ehitas Canadian Pacific Railway, et julgustada jõukaid reisijaid rongiga sõitma ja külastama Kanada kaljumägesid. Raudteefirma strateegia oli lihtne. Kui ilusas kohas on suurepärane hotell, sõidab nende rongiga rohkem inimesi. Aga esimene hotell oli väga erinev sellest, mida praegu näeme. Enamik algsest hoonest oli puidust. 1926 aastal hävis suur osa sellest tulekahjus. Pärast seda ehitati suurem ja vastupidavam hotell. Nad kasutasid kivi ja betooni koos kõrgete tornide ja järskude katustega, mis andsid sellele Euroopa lossi välimuse. Aja jooksul sai sellest üks populaarsemaid raudteehotelle Kanadas. Seda külastati mäevaadete, golfiväljaku, spa, restorani ja ajaloolise disaini tõttu. Kuid lisaks oma ilule on hotell tuntud ka 3 kuulsa kummitusloo poolest. Esimene neist on lugu kummituspruudist. Legendide kohaselt oli 1920-ndatel pruut, kes kõndis ringi. Ta tuli alla suurest trepist, kandes oma pulmakleiti. Väidetavalt juhtus trepil õnnetus ja ta suri enne, kui pulmad jõudsid lõpule. Sellest ajast alates on mõned külalised ja töötajad väitnud, et nad on näinud naist valges pulmakleidis trepil või pallisaalis. Mõned ütlevad ka, et see liigub mööda treppi alla, enne kui äkitselt kaob. Kuid pole ühtegi selget ajaloolist dokumenti, mis kogu lugu kinnitaks. Hotelli see peab kummituspruuti osaks folkloorist või legendist, mis on aja jooksul tekkinud. Teiseks on 873. toa mõistatus. Tuntud loo järgi toimus selles toas väidetavalt kuritegu. Pärast seda kurtsid külalised väidetavalt kummaliste helide, varjude ja peegli peale ilmuvate käejälgede üle. Samuti öeldakse, et hotell sulges ja kattis ukse kinni arvukate kaebuste tõttu, kuid puuduvad kindlad tõendid, et seal oleks toimunud kuritegu või et tuba oleks suletud kummituste tõttu. Lihtsam seletus on see, et endine 873. tuba ühendati renoveerimise käigus kõrvaltoaga. Seetõttu pole sellel enam eraldi ust. Kuna toanumber kadus, kasvas legend veelgi. On külalisi, kes kõnnivad ikka veel 8. korrusel ja otsivad seinal endise uksejälgi. 3. lugu räägib Sam the Bellmanist.
Sam McCauley oli väidetavalt endine hotelli pakikandja, kes töötas seal pikka aega 20. sajandil. Lugude järgi on külalisi, kes kohtuvad vana pakikandjaga, kes kannab vana vormiriietust. Väidetavalt aitab ta neil pagasid kanda, juhatab teed või avab ukse. Kuid kui külaline pöördub, et talle jootraha anda, on pakikandja juba kadunud. Kui töötajatelt küsitakse, ütlevad nad, et neil pole ühtegi sellist töötajat, kes näeks välja nagu see mees ja oleks tol ajal tööl olnud. See on siiski vaid jutt ja puuduvad teaduslikud tõendid, et Sam oleks tõesti kummitus. Kuid hotell tunnistab seda lugu kui osa koha pikaajalisest legendist. Võimalik, et paljud kummalised helid hotellis pärinevad lihtsalt vanadest torudest, liftist, küttesüsteemist, puidust või mägedest tulevast tuulest. Hoone ise on samuti väga suur ning seal on palju koridore, treppe, vanu tube ja vaikseid nurki. Aga kui sa öösel siin ringi kõndides näed sa pakikandjat, kes äkitselt nurga taha kaob, siis võib-olla ei jää sa ootama, et teada saada, kas ta on ikka päriselt töötaja. Number 3. The Ancient Rum Inn. Inglismaal väikeses Wotton-under-Edge'i linnas asub vana ja lagunenud hoone, mis on tuntud kummitusjahtijate seas. See on Ancient Rum Inn. Sellel on paksud kiviseinad, puidud on vanaduses tumenenud ja põrand pole ühtlane. On osi hoonest, mis on selgelt juba mitusada aastat püsinud. Sageli öeldakse, et see ehitati aastal 1145. Kuid Historic Englandi ametliku nimekirja järgi pärinevad hoone vanimad osad praegusest hoonest 15. sajandi lõpust. Täiendusi ja muudatusi tehti ka 16. ja 17. sajandil. Seega on see tõesti väga vana, kuid väide, et kogu hoone pärineb aastast 1145, ei ole kindel. Seda tunnustatakse kui Grade 2 nimekirjas olevat hoonet, mis tähendab, et see on Inglismaa ajaloo ja arhitektuuri seisukohalt oluline. Varem kasutati seda kõrtsi ja pubina. See asub endise tee lähedal, mida kasutasid reisijad, kaupmehed ja inimesed, kes suundusid lähedal asuvasse kirikusse. Paljude sajandite jooksul on erinevad pered, külalised ja pubikülastajad sellest hoonest läbi käinud. 1960-ndateks lõpetas see regulaarse tegevuse pubina. 1968 aastal ostis selle John Humphreys. Alguses kavatses ta vana hoone korda teha ja sellest kodu teha, kuid seal elades ütles ta, et hakkas kogema asju, mida ta ei suutnud seletada. Humphreys'i sõnul sulgusid uksed iseenesest, esemed liikusid, oli kummalisi lõhnu, toas tekkisid äkitselt külmad kohad ning ta kuulis samme, kuigi ei näinud kedagi. Ta ütles ka, et tundis mõnikord nagu keegi tõmbaks teda tema ootamise kohast eemale. Need jutustused tegid Ancient Rum Inni väidetavalt üheks Suurbritannia enim kummitavaks hooneks. Humphreys elas siin peaaegu 50 aastat ja lubas sageli kummitusjahtijatel, telemeeskondadel ja paranormaalsetel uurijatel hoonesse sisse pääseda. Ta suri 2017 aastal, kuid tema perekond hoidis koha ekskursioonide ja paranormaalsete ürituste jaoks avatuna. Sellel maal, millele see hoone on ehitatud, on ka palju tumedaid legende. Väidetavalt oli siin kunagi paganlik matmispaik ja räägitakse, et siin viidi läbi iidseid rituaale. On ka jutte lastest, keda ohverdati ning väidetavalt leiti nende jäänuseid põranda alt. Kuid ajaloolised ja arheoloogilised tõendid ei ole piisavad nende lugude kinnitamiseks. Oluline on selgelt mõista, et enamik neist on vaid legendid, mis on hoone ümber tekkinud. Seina seest leiti ka vana kuivatatud kass. See oli tõesti tavaks mõnes vanas Briti majas. Surnud kass pandi mõnikord seina või katuse sisse, sest inimesed uskusid, et see peletab eemale kurje vaime või nõidu. See ei tõesta, et Ancient Rum Innis oleks midagi paranormaalset juhtunud, kuid see näitab, kui erinevad olid inimeste uskumused vanasti. Mõned ruumid hoones on kuulsamad kui teised. Üks neist on niinimetatud piiskopi tuba. Paljud külastajad ütlevad, et nad tundsid seal äkitselt külma. On nähtud varje või kuuldud esemete liikumist. On ka tuba, mida kutsutakse nõiatoaks, mis on täis vanu esemeid ja kaunistusi, mis muudavad paiga õhustiku veelgi rõhuvamaks. Kuid on palju tavalisi põhjuseid, miks hoone sees on hirmutav. Kuna see on väga vana, liiguvad ja nagisevad puidust osad, kui temperatuur muutub. Põrand ei ole ühtlane, seetõttu võivad mõned esemed ise liikuma hakata. Õhk pääseb sisse ka väikestest pragudest ja akende vahelt. Paksud seinad võivad samuti põhjuseks olla. Igas toas võib temperatuur järsult muutuda. Kui külastaja juba teab, et kohas väidetavalt kummitab, märkab ta iga heli, varju ja liikumist ümbruses palju rohkem. Seda nimetatakse sugestioonijõuks. Kui sa ootad, et midagi hirmutavat juhtub, võib isegi vana puidu tavaline heli tunduda paranormaalne.
aga isegi kui kõik kummituslood kõrvale jätta, on Ancient Ram Inn ikkagi omapärane. laed on madalad, aknad väikesed, toad pimedad ja osa põrandast on viltu. öösel kuuled, kuidas puit nagiseb ja tuul liigub sajandeid vanas hoones. võib-olla polegi siin tegelikult kummitusi, aga kui on varajane hommik, tuled on kustus ja kuuled aeglasi samme üleval tühjas toas, on raske oma mõtteid takistada muud seletust otsimast. teiseks, Skirrid Mountain Inn. Walesis on üks väga vana kõrts, mis on tuntud oma sünge ajaloo poolest. See on Skirrid Mountain Inn. Omaniku sõnul on see üle 900 aasta vana ja see on üks vanimaid pubisid Walesis. See on ehitatud paksude kiviseinte, madala lae ja vana puiduga. Seda kasutatakse endiselt pubina ja majutusena külalistele. Kõige kuulsam lugu selle kohta räägib väidetavalt kunagisest kohtusaalist ülakorrusel. Kohaliku legendi järgi mõisteti siin varem kurjategijaid kohut ja hukkamised viidi läbi trepi lähedal. Koha peal on endiselt vana tammepruss, mida väidetavalt kasutati poomisel. Puidul on ka jälgi, mis väidetavalt pärinevad köiest. Kuid puuduvad piisavad ajaloolised andmed, mis tõestaksid väidet, et siin poogiti üle 180 inimese. On ta külastajaid, kes väidavad, et on kuulnud samme, tundnud äkitselt külma või tundnud, nagu keegi vaataks neid magamise ajal. Puudub teaduslik tõestus, et selle põhjuseks oleks midagi paranormaalset. Aga kui oled üksi vanas toas, kogu hoone on vaikne ja tead, et sellel kohal on tume ajalugu, siis võib isegi lihtne puidukrigin sind kergesti ehmatada. Number 1. Ballygalli Castle Hotel. Põhja-Iirimaa rannikul asub 400 aastat vana loss, mida kasutatakse nüüd hotellina. See on Ballygalli loss. See ehitati 1625 aastal James Shaw'le, mehele, kes pärines Šotimaalt. Sellel on paksud kiviseinad ja kõrged tornid, mis on suunatud mere poole. Kogu hotell ei ole üldse hirmutav. Toad on korras. Seal on restoran ja see on kuulus kõigi Antrimi rannikut külastavate turistide seas. Aga loss on tuntud ka loo poolest, mis räägib Lady Isabella Shaw'st. Kohaliku legendi järgi olevat ta lukustatud torni ülemises osas asuvasse väikesesse tuppa. Öeldakse, et ta suri pärast seda, kui kukkus lossi osast alla. Tugevaid tõendeid kogu loo kinnitamiseks ei ole, kuid see on saanud osa hotelli ajaloost ja legendist. Tornis on isegi tuba, mida kutsutakse kummitustoaks. Selle sees näeb lossi vanaosa ja infot Lady Isabella väidetava kummituse kohta. Mõned külastajad ja töötajad on öelnud, et nad on kuulnud koputusi uksele, samme koridoris või kummalisi hääli öösel, aga pole teaduslikku tõestust, et nende nähtuste taga oleksid tõesti kummitused. Helid võivad tulla vanast puidust, paksust seinast, meretuulest või teistest hotellikülalistest. Aga tunne on ikka teistsugune, kui varahommikul on kogu loss vaikne ja äkki kuuled sa oma ukse taga koputust. Kui sa selle avad ja koridoris pole kedagi, siis hakkad mõtlema, miks Ballygalli on saanud üheks kuulsaimaks kummitustega lossi hotelliks Põhja-Iirimaal.